6. käik. Tere kallid rallisõbrad, tervitame teid Ventspilsist, kus äsja on lõppenud punktikatse WRC autodele ja üks väga veidra atmosfääriga Ventspilsi autostrasse on siin praegu, sest kõiki ootasid Martin Sesksi suurepärast poodiumi kohta või kui oleks selle ausas võitluses Otile kaotanud, siis 4. kohta, mis oleks ka super olnud. Aga sellegi poolest Martins tõusis katusele, lehvitas publikule, koos kaardilugeja ka kallistasid seal ja andis väga normaalse intervjuu oluliselt arvestades. Ütles, et esimeses kurvis midagi juhtus, ta ei tea, kas diferentsiaal või mis asi. Väga karm. See tere lõunat ja viimast korda sel korral. Minu poolt ka, no see tõesti, ma arvan, et sa võtsid hästi kokku, et see emotsioon praegu siin on päris veider, et ühelt küljelt nagu külmavärinad peal, mida tegi tüüp, aga teisalt see kõik nagu kadus lihtsalt sekundiga viimase katse stardis. Aga tuli ma arvan auga välja sellest, et minu meelest Oti kommentaar praegu siin lõpus oli nagu täpselt õige kommentaar. Et vahet ei ole, kas sa oled kodus, vahet ei ole, et sa tead teid, aga et sõita selle tempoga kogu ralli ära, pead sa sõidumees olema ja keegi seda ei saa ette heita, et sõidumees ei oleks olnud, nii et no nagu ta ütles, kõik lätlased peaksid uhkete üle olema, ma loodan, et Lätis tuuakse ralli kõrgemale, kui ta praegu on, et see igal juhul, mida on ka Urmo Aava meie saates aastate jooksul rääkinud, et kui meie naabritel on ralli populaarne spordiala, siis see on ka meile eestlastele kasuks ja vastupidi, et ülikõva, mis ta tegi, aga tõesti see Power Station siin üliveider praegu olnud. No ma ütlen, me asume täpselt poodiumi taga, ühel hetkel hakatakse mängima Soome hümni, tõuseme isegi viisakalt püsti ja teeme seda, anname natukene, teeme ärevaks meie tehnikutele olukorra, 2 venda on järsku püsti Soome hümni peale. Siis meie minust paremat kätt jääb siis ütleme, puute kaugusel on Sami Pajari auto ja Oliver Solberg, kes sai siin poodiumil ühe ilusa auhinna, kõige rohkem katsevõite. Ja, et 2-3 sammu on Oliver Solberg ja katse tegelikult ise jookseb meil siin circa 200 meetri kauguselt. Pea kohal tiirutavad kopterid, see automüra, mis te saate alguses kuulusite, pidi olema vist ka Kalle Rovanpera müra, nii et kohe hakkab siin autosustamine pihta, aga meie tahame ka siit Ventspilsist koju minna ja selle saate ilusti kokku võtta. Et me ei jää ootama siia. No nädalavahetus igal juhul pakkus ülipalju emotsioone, häid halbu, võib-olla koheti halbu rohkem, aga need kõik halvad emotsioonid ikkagi kulmineerusid lõpuks heaks emotsiooniks, ma eeldan, Eesti ralli fänni jaoks. Võtame siis kokku. Kas sa ütlesid ennem, et teeme top 5 või? Teeme top 5, kas sa tegid? Ma tegin enda oma või loeme minu oma? Mul telefon laadis, et ma kirja ei pannud, ma üritasin teha peas need top 5 ära. Sul on peas top 5? No ma pean korra nagu mõtlema, mul on võib-olla väike lääk sees, kui ma ütlema hakkan, aga mul on peas kuskil need. Okei, aga fikseerime selle ka ära, Ott tõusis siis järelikult ju kolmandaks. Ja Eesti fännid ka kogunevad, näen juba silmanurgast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lippu läheb järjest. Eesti fänne on siin, ma ei tea, on rohkem kui Läti fänne või? Ütleme vähemalt võrdselt, aga siin on ka kindlasti vaja meil ära märkida väga oluline fakt, et Ott Tänak on Power Station võitnud. Nii et aga võitis ka pühapäeva, eks? See tähendab ka, et võitis ka pühapäeva 0,2 sekundiga. Me saame äkki saate jooksul need matemaatikat tehakse ka meie eest juba ära ja saame seda ekraanil endal näha, teie mitte, teile me ütleme. Võitis 0,2 ja 3,5 siis oli Rovanpera ja Evans Neville, kes on siis Oti otseselt konkurendid tiitliheituses, vastavalt pühapäeva arvestuses 4., 5. ja kokkuvõtt, no mis see teile olid? Evans Neville. No Neville oli kuskil tagaotsas, on ju, seal 7. Neville oli 8 lausa ja Evans 6. Et ütleme, jumal tänatud, et Sesksi vahel oli. Me ei tea, millal see kasulikuks osutub. Kui te hetkel hakkate kuulma möllu, siis Rovanpera saabus poodiumile, nii et siin hakkab sellises atmosfääris. Väike ilutulestik ka. Naudime. Vaatame ja naudime, jah. Ei no,
pole varem teinud. Ütleme nii, sündmuste keerises me olnud ei võib-olla see kuskil kaevikust saadet teha oleks umbes sama, et värvi komme lastakse ja väga lahe igal juhul. Absoluutselt. Me siin tunneme seda püssirohu lõhna ka. Aga võta siis, mis on 5. Mina panin 5. kohale siukse sorry, we make show. Me sattusime liiga keerisesse siin. Tahtsid tulla siia kaamerate. Aga mina panin 5. kohale selle, no eks need lennukitega on varem ikka jamasid olnud. Võib-olla me polekski teadnud, kui me poleks siin ringi liikunud, et tegu on lennuki mootori rikkega. Kuuldavasti. Ei taha küll esitada fakte, milles me veendunud ei ole, aga teeme seda siiski. Kuuldavasti juhtus ikkagi lennu pealt. Väidetavalt ja üks mootor lakkas töötamast ja ühe mootoriga maanduti ja tänaseks otsiti uus nii-öelda asenduslennuk, et tehnikat üleval hoida. Et kes ei tea, siis WRC ja samamoodi ERC rallidel üks lennuk tiirutab siis siin õhus ringi, kes tekitab leviala, et onboardi kaamerad ja mõned ka katsepealsed kaamerad saaksid levi. Ja oli meil siis eile oli vähemalt 2 katset häiritud. Tegelikult oli ka täna hommikul mingi probleem onboardidega. Õnneks on neid statsionaarseid kaameraid siia katsele ka nii palju laiali jaotatud, et me mingi pildi ikkagi saame. Nagu me eile saime sealt 14. katse lõpus ka. No sellest jõuame veel selles saates rääkida. Aga ei, no tegelikult on ju vingelt arenenud see Rally TV ja kõik see asi. Absoluutselt, igal juhul tänuväärtega. Tegelikult ka täna olime siin katseres, siis mina olin ikkagi siin teleka ääres, suure teleka ääres, et lihtsalt saad jälgida nagu oluliselt rohkem ja eemalt nägid ikkagi selle autoga korraks ära, nii et nii ta on. Aga minu 5. punkt oli hoopis tegelikult ka ilmselt võib-olla natuke korraldusega seotud. No nii. Riia ja Liepaja, Riia kuni Liepaja. Minu jaoks tegelikult ääretult hästi korraldatud see pikk vahemaa, kuidas see kõik toimus. Et ma tahaks võib-olla julgustada ka Rally Estonial võtma ette pikemaid vahemaid. Et ma arvan, see on üli oluline. Läti puhul oli, ma arvan, eriti oluline, et kui see on selline ühekordne võimalus neil siin korraldada, et näidata tervet Lätit. Aga Eesti puhul ka, ma arvan, meil on ka Põhja-Eestis üli palju vägevaid katseid ja vägevat loodust Eestit näidata. Et ma arvan, et kui rallifänn tuleb rallile, siis ta on juba valmis sõitma ja ma arvan, hea seltskonnaga väikest road tripida kuskil välismaal ei ole üldse halb mõte. Seal Riiast teel Liepajasse me peatusime ühel lõunal Tukumsis. Käisime Tukumsi bistroos, mis mulle avaldas kõige rohkem isegi muljet võib-olla just selles päevas oli see, et Tukums oli täis Läti lippe majadel. Ma küsisin, kas on mingi riigipüha? Ei, ralli. Et kuidas sa selle asja mobiliseerisid korraldajana? Tahaks ma küsida Raimond Storksit. Tahaks ka küsida, aga Tukums oli, ütleme nii, et kas üks ühele Viljandi? See kodu? Ei, tema kodu on Talsi. Talsi oli just, et okei, arvaks, et Talsi võiks olla, et kindlasti oli seal ka. Hullu promo teinud, aga kuidas see niimoodi läks, et võib-olla tehti väike ma ei tea, üleskutse, et äkki teeme Läti lipud igal pool, sest tegelikult Riias ju Pikernjeki raja ääres olid ju kortermaad, kus iga rõdu peal olid ka Läti lipud. Nii et ma arvan, et see oli võib-olla ühisüleskutse, et kõik rallifännid lipud majadele. Tukumsi bistroo, palju sinu roog maksis? Palju maksis. Tegelikult oli hea. See oli siuke söökla toit, aga ma arvan, et seal oli ka tegelikult tehtud ralli menüü hind, et see ei ole kindlasti igapäevane hind. Tukumsi minu bistroo arve snitsliga oli kuskil 14 eurot joogiga koos, et ma ei taha uskuda, et see igapäevane toiduarve Tukumsis oleks. Nüüd mängitaksegi Soomne hümni, aga see kostab siia nii vaikselt, et meil ei ole põhjust püsti tõusta. Vabandame ja palju õnne loomulikult soomlastele. Lähme edasi või? Minu 4. kohal on Pikernik. Neljapäevane start ja need massid, mis seal olid ikka muljet avaldavad. Me vaatasime seda katset selle mitte kõige vanema selle tribüüni ees, sest seal tagapool, kus see start on seal veel üks tribüün, aga sinna ei lastud. No ütleme nii, et 60-ndal ehitatud, 66 ehitatud tribüün, ma arvan vähemalt, tribüün sai ka siis püsti. Ja full täis. Ma tunnistan, et korraks jõudis nagu mõtte peast läbi käia, aga kui see ei pea vastu.
aga me olime seal ees vastu aeda surutud. 60-ndatel, 70-ndatel ehitatud betoontribüün on oluliselt tugevam kui tänapäeva, nii et ei ole hullu. Minul ma panin siis sellise asja 4. et üllatav oli, võib-olla mitte mõne jaoks oli ikkagi Neville'i täiesti olematu hoog teist rallit järjest eest minnes, et seda me oleme tegelikult siin ka nädalavahetuse jooksul rääkinud. Ja mitte üllatavalt raju, vaid üllatavalt tagasihoidlik. Seda me oleme siin nädalavahetuse jooksul rääkinud ja ma arvan, et see on asi, millega ta kindlasti tuleb tööd tegema, et sealt eest ei ole lihtne startida, aga ega ta vaeva ka näinud, ma arvan. Mismoodi peab sõitma esimesena? Ma arvan, et see on lihtsalt tegelikult see, et sa pead olema ebamugavast olukorrast üle, et ilmselgelt ongi ebamugav sõita, ongi libe sõita. Ettearvamatu on sõita, aga sa pead sellest olema ikkagi grammi võrra üle ja sa pead kohati võtma neid riske ja usaldama seda pinnast ja rehvi. Ja seal kannatab kiiresti sõita jälle. Ma ütlen, me just hiljuti nägime Poolas, kuidas Ott sõitis pühapäeva. See on võimalik ja nagu tegelikult ka sa vist panid kuhugi pealkirja, et maailmameistrid saavad ka esimesena startides hakkama. Küll vinguvad loomulikult, see on täiesti asjakohane ving ja kvalifikatsioonikatse mingil puhul oleks täiesti adekvaatne lahendus ja võikski olla. Aga kui reeglid on sellised, siis tuleb maailmameistriks saada ka nende reeglitega. Jaa, aga võib-olla ta lihtsalt mõtles, et tal on liiga palju kaalul. Kui ta nüüd siin mäsa paneb, ta ei saa ühtegi punkti. Täpselt, aga see ongi see ilmselt risk, mis tuleb võtta, et kui sa tahad maailmameistriks saada, siis sa ei saa kogu aeg mõelda ilmselt ka selle peale, et ma pean selle auto 100% lõpuni tooma. Ma arvan, et Ogier on aastaid mänginud nagu ülihea piiri vahel, kus on kiirust, aga on ka seda tarkust. Et eks see, ma arvan, kui sa ühe korra selle tiiti ära võtad, siis juba teine kord on seda lihtsam võtta. Et täna on tal ilmselt, ta ei tea isegi võib-olla kui palju kuskil doseerida selle riskiga, mida võtta. No aga Soome, kuidas on Soomet puhastada? Ma arvan, et ei ole lihtsam. Et eks oleneb ilmast, ma arvan, Neville'il tuleb lihtsalt loota ilma peale, et ilm on tema kasuks ja vähemalt on selline tämp niiskeolud, vihm oleks tema jaoks ideaalne. Vahepeal vaatan, et WRC.com live timing, seal provisional standingsi mehed ei ole veel kokku arvutanud neid. Kui keegi on kokku arvutanud ja tal on juba kodus pliiatsil paberil valmis, olge head, palun pange meile qskaik@delfi.ee. Me oleme siin natukene infosulus, ise ei hakka praegult paberi ja pliiatsiga neid asju joonistama, tulime täpselt, jõudsime Seski finiši ja pool tema kommentaarist ära vaadata ja tulime jooksuga siia, sest saate aeg oli fikseeritud ja sellest üle ei oleks tahtnud minna. Ma püüan veel leida, võtan Twitteri appi, aga Eigo saadab sulle. Järgmine punkt, mis sa panid? Minul ongi Neville'i teepuhastamise saamatus. Noh, siis sama, mis mul teine oli, selle teema me rääkisime ära. Aga no nii, teine on minul ikkagi see, mida korraldas Martin Sesks. Kui sama? Ahah. Läks pihta. Me oleme ikkagi rääkinud ju kõikides saadetes, et kas see nüüd kestab ja kas ta nüüd annab järele ja kas see oli esimese päeva liblikas, kas see oli teise päeva liblikas, et aga tuli välja, et oli hoopis 4 päeva kuni punkti katse viimase kurvini oli see hoog üleval. Esimese kurvini? Esimese kurvini. Mis ma ütlesin viimase? Esimese kurvini, jah. Täpselt, tegelikult minu sõnad just, et see, et ta võitis 2 katsevõit, oli täielik üllatus. See, et ta oleks võinud siin sõita mingi päeva poodiumi konkurentsis, tundus loogiline, aga et kanda terve nädalavahetus 3 maailmameistriga võideldes, no lõpuks 2 maailmameistriga võideldes, no see on tegelikult imeline, ma arvan, mitte päris debüüt, aga ütleme hübriidiga täis võrdväärse masina debüüt ikkagi, et ülim ja tegelikult et ta suutiski ilma vigadeta, 0 viga kanda selle tempoga ära, see igal juhul näitab midagi, et ma arvan, et kõik oleksid olnud ka väga õnnelikud, kui ta seda tempot näitas siin 2 katsevõitu selle auto kogi võsasse oleks jätnud, ikka oleks pidanud kõik olema õnnelikud, sest me oleme tegelikult siin aja jooksul rääkinud ka, et mida peaksid noored sõitjad näitama, et seda stabiilsust, aga nad peaksid näitama ka seda rajuhoogu. Ja kui see sõit lõpeb võsas, siis lõpeb, aga vähemalt nad näitavad oma potentsiaali. Aga ta tegi ikkagi täna, just praegu kõndis mööda meist, tegi mõlemad asjad ära, et näitas kiirust, näitas stabiilsust ja tegelikult 2 rallit järjest. No praegult, ma ei tea, kas skandeeritakse selle Martinsile või Kallele. Martinsile. Kõik asjad kokku. Martins
võiks mööda veel minna, äkki kutsume saatesse kiirelt, aga ma arvan, meil ei ole mikrokomplekti talle anda, pigem me lihtsalt suruks käe pihku ja õnniteks ägeda ralli eest. Aga mis meil lõunal jäi, Martin, sest ma ei tahtnud saadet väga palju pikemaks venitada, on see, et tegelikult, kui sa nüüd tunnetuse mõttes mõtled, siis tal oleks vaja, et ta saaks järjepidevalt selle ralli 1 autoga sõita, et ta ei peaks sinna ralli 2 jälle istuma ja tegelikult jätakski siin, kui võimalik, kui oleks raha piiritult, jätakski võib-olla lätlase nüüd sinna ralli 1 autosse. Ma arvan, et tänase põhjal, miks mitte, sest ta on tõestanud, et ta on valmis, koduteedel on ta valmis, aga kus mujal sa tegelikult alustaksid kui koduteedel on ju, kõige mõistlikum koht, kus seda teha. Et need mõlemad rallit tõi ära hea tempoga, siis tänase põhjal ma ütleks küll, et poleks üldse halb mõte jäädagi ralli 1. Aga no seal on igal juhul tegelikult on seal ka lisaprobleem on see, et kuna see on nii kogemuste spordiala, siis mida me ka enne rääkisime eelmises saates, et on vaja ka ralli kogemusi, on ju. Et ei ole mõtet minna kuhugi täpselt, kus sa pole varem käinudki. Ehk siis tegelikult see on raha raiskamine ja sa lähedki sinna juba sõitma selle 7.8. koha peale. Ehk mis tegelikult peaks tegema, olekski see, et mida ka Jaan enne rääkis, et WRC 2-ga lõpuni WRC sarja sõita ja järgmine aasta vähemalt panna poolik hooaeg juba ralli 1-ga, kui võimalus tekiks. Ütleme, see maksab palju, see maksab ülipalju ja palju üks etapp võib maksta, kui sa sina saaksid pakun puusalt suurusjärku kuskil 300-350 000. Et see on väga kallis ja seda erasponsoritega Lätis on kokku panna pea võimatu, et peasponsor on neil ju tegelikult India ettevõtte MRF praegu, kelle meeskonna all nad sõidavad Euroopakaid, aga MRF-i probleem on see, et MRF-iga ei saa sõita ju või ei sõideta nii-öelda WRC-sarja ja MRF-i eesmärk on sõita WRC-s-RF-i tiitli peale. Ta sõidab nüüd selle EM-i selle hooaja lõpuni. Mis need EM-etapid talle annavad? Ei annagi midagi. Selles mõttes pikas perspektiivis ei annagi, sest tema väljavaade on niikuinii WRC. Tal ei ole kuskile piste? Jaa, absoluutselt. Et üks asi, mis talle väga palju annab, kus ta peaks sõitma järgmine aasta, on teadmisralli. Lisaks nendele rallidele, mis siin on, ta peaks sõitma ka Hispaania Gran Canaria rallit, sest Gran Canarial on ta korduvalt sõitnud juba. See on tegelikult järgmine samm, mille ta peaks ära kasutama, et need rallid, mis on ERC rallid olnud, sõitma neid kaasa nüüd, kui need on WRC etapid. Väga tahaks näha punktiseisu, aga ei ole veel kokku löödud. Teen refreshi, vaatan, kas provisional standing siis on, ei ole, on. Meil on punktid. Ja kuulage nüüd siia, Thierry Neuville jäi esimeseks. Ja seda oli arvata. Aga kui ma nüüd saaks ekraani alt keerata sinna paremale poole, siis ma ütleks teile, nii, Thierry Neuville 145. Ott Tänak on tõusnud teiseks 137. See teeb siis 8 punkti. See on ju olematu. See on olematu vahe. Ja Soome tuleb. Ja Neuville läheb esimesena, Ott läheb teisena sinna. Oluliselt parem stardikoht ja tegelikult kui vaadata Neuville'i viimaste rallide kulgu, siis lõputult ei saa olla, ütleme seda ebaõnne ikkagi Otil. Ott just läheb ka neist nüüd mööda siit eest, aga lõputult ei saa olla seda lihtsalt nii. Oliver Solberg õnnitas Otti 3. koha puhul. Ja kusjuures Ott lonkas. Jah. Nii et tundub, et Estonia viga ikkagi ei ole päris ära kadunud. Ühesõnaga, nende 2 viimase ralli pealt, no Ott ilmselt loodame, et ebaõnne ei ole, räägime ideaalsetes oludes, Soomega võtab tere. Ja Elvin Evans 132 ehk Otist maas 5 punkti ja 13 punkti Neuvillist maas. No päris põnevaks on läinud see ikkagi. Ja meil on sõita veel Soome, Kreeka, Tšiili, Kesk-Euroopa, Jaapan, 5 etappi. Viimase 2-ga läheb, ma arvan, eriti huvitavaks tegelikult, kus ikkagi Neuville, kui ta püsib seal esimene teine, siis ta saab panna nagu täiega. Siis enam ei ole ju küsimust stardipositsioonist nii väga. Et siis tuleb hakata nagu, tema peab hakkama tiitlit loodetavasti siis meie vaates taga ajama, et meie nii-öelda juhiksime seda. Nii, ja kas lähme nüüd siis, ma ei taha öelda magusroa, sest see väga magus ei maitsenud, see accident 14. kiiruskatsel. Räägime number 1-sest. Minul on see number 1. Minul ka. Ma panin tegelikult lihtsalt number 1, ma panin lihtsalt Ott. Kogu nädalavahetus tegelikult, kui nüüd lõpp, nagu ma enne ütlesin, et lõpp tegelikult oligi ikkagi ülimalt positiivne. Kogu see, mis siin kõik toimus, oli positiivne lahendus sellele kogu loole, aga see kogu lugu oli nagu lihtsalt... Aga kui sa nüüd hakkab mõtlema, see lõppes õnnelikult, aga mis sellest tegelikult juhtus? Me saime nominaalaja,
natukene aerot läks, Ei, me saime ei selle trossi midagi. sealt ratta ümber kätte, et tegelikult ju läks ju õnneks. Jaa, läks õnneks ja ma arvan, et see aeg, mis määrati, oli suures pildis õiglane. Võib-olla see vahe oleks seal reaalselt võinud veel olla pool sekki kuni sekund kiirem, aga mitte rohkem. Et selles mõttes suhteliselt õiglane aeg määratud korraldajate poolt, aga kõik läks selles mõttes õnneks, et aero teda ei häirinud selles mõttes, et see oli nii väike tükk sealt puudu. Jah, selles mõttes me peame nagu tänulikud olema, et see kõik õnnetus nii läks, aga kindlasti see on asi, mis jääb Läti rallist meelde aastateks. No me teame, need trossid võivad lahti tulla, lõigata värk-särki, aga tegelikult palju seal inimesi ümber oli? Me teame faktiliselt, et kaks, needsamad kaks töötajad, kes ametliku selgituse järgi pidid seda kaart turvama, et kui midagi juhtub, siis nad koristavad selle kiirelt ära, aga nad ei saanud seda teha enne Oti autot. Okei, sekundite mäng, me ei tea, mis hetkel see kokku vajus, võib-olla oligi viimasel hetkel, eks ju. Ja Ott pani sinna täie lauluga sisse. Me loodame, et me saame selle selgituse tänase päeva jooksul. Olen küsinud ja tavaliselt elu näitab, et kui sa küsid, siis sulle antakse. No loodame, ootame ära, aga tõenäoliselt ei tule mingit vastust. Aga tegelikult võiks küsida ka onboardi. Ma eile hakkasin sirvima. Ma väga ei üllatunud, et ma ei leidnud Oti 14. katsi onboardi ega ka Evansi oma. Kusjuures ennem rääkisime Eesti fotograafi Timo Anisega ja Timo Anis ütles, et aga kui sa ei suuda ära koristada, sa tead, et midagi pole tehtud ja sulle ei jagata juhiseid, aga tee on blokeeritud, siis ju viimane asi, mis sa teed, on ju lihtsalt näitaja katse ääres, kohtunikuna. Mingi punane nupp on vist kuskil ma kuulsin ja see ilmub siis kohe ka Otile ekraanile. Ja selles mõttes, see on reiskontrollis on see nii-öelda, et nad saavad punase lipu panna, aga kas sa oled kohtuniku raja ääres? Rist ette, sa annad teada, et tee on blokeeritud ja visuaalselt juba sõita saab aru, et okei, kõik, et ma jään seisma. Selles mõttes, et see on nagu viimane variant. Mis see pidurdusmaa WRC autol on? No see kohtunik oleks saanud see 50 meetrit liikuda edasi ka sealt, et see ei ole küsimus, et kas ta oleks seisma jäänud, seal oli piisavalt aega reageerida see minut, et minna ja kõndida, joosta. Nüüd on see, et kes seal oleks pidanud näitama ja kaugel see mees oli sellest ei oleks pidanud keegi näitama, see on lihtsalt oleks olnud mõistlik lahendus, mida teha, aga inimesed tundub, et ei saanud ikkagi olukorraga hakkama, mis tähendab seda, et ikkagi kui on turvad, siis need turvad peavad olema igaks olukorraks välja koolitatud, eriti sellistes kohtades. Aga see ei ole Läti probleem, ma arvan, et see on iga ralli probleem tegelikult. Probleem lihtsalt võib-olla oli see siin, et kommunikatsioon oli kehv. Lihtsalt mõnel muul rallil, ma arvan Eestis, need kohtunikud on samamoodi koolitatud, aga võib-olla kommunikatsioon on kiirem, et see vastus oleks neile kiiremini jõudnud, mida teha. Ütleme nii, et kes meid pole kuulanud eile täna, need meeleolud seal reiskontrollis, meie pressikeskus oli reiskontrolli, üle aia, ütleme nii, et aed oli vahel. Need meeleolud olid päris mustad ja masendavad ja kõik vaatasid üksteisele mõistmatuselt otsa ja ma arvan, et väga vähe inimesi teadis üldse, mis nagu tegelikult toimus. Need võistluskeskuse paar inimest, võistlusjuht ja veel mõni, seal on ka FIA ametnikud seal võistluskeskuses alati olemas ja kogenud ametnikud seejuures, et lihtsalt juhtus päris halb asi. Täpselt nii. Aga selle me valisimegi number 9. No ma panin selle nagu endal lihtsalt suuresti nagu ette, et tegelikult see ka linnakatse oli selline, et jälle uskumatu luguna. Jaa, linnakatsel siis tuletan meelde, mis meil oli. Mis seal läks? Hüppe pealt maandudes, tehishüppe väikene, ei olnud midagi hullu, täitsa okei hüppe maandudes oli selline pakun 70–100 meetrit pidurdusmaad ja vasak 90 kraadi kurv. Ja maandudes siis veovõll purunes, mis tähendab käiguga pidurdada ei saa, puhtalt piduriga, ainult pidurdades ja selle loo pealt sellest ei piisa, et on vaja koos käiguga pidurdada ja pidama ei saa, nii et külge ettekässeriga ja küljega põhupallidesse ja ratas viltu alla ja nii et paras seiklus oli seal. Võtaks üldse nagu, kuidas Läti meid on kohelnud, et mulle on meeldinud tegelikult. Mulle ka. Päris mõnus on olnud ja MM-rallidel käinud küll, siis see tegelikult ikkagi võib-olla see loodus ikkagi on niivõrd palju Eesti sarnane ka, et kuidagi kodune on siin olla. Ja ma räägin ikkagi lõpuks alates nagu ralli algusest Riiast eilseks Liepasse, täna siia Ventspilsi raja äärde, et kogu aeg on nagu mingi muutus olnud ja mulle tõesti on see meeldinud, et mind ei häirinud see vahemaa, mis sõitma pidi, see oli täiesti okei ja jälle üle pika aja Lätis olla oli lahe ja sõita, et ma jälle ütlen veel kord, et ma nagu julgustaks ka Eestis
kas või Põhja-Eestis sõitma, need vahemaad ei ole nii pikad. Veel lühemad kui siin, me sõitsime Riiast Liepasse ikkagi 4 tundi. Sa kohtusid ühe türklasega siin vahepeal, kellel oli kombe seljas. Jaa. Ta oli nüüd see piloot või sõitja? Piloot. Piloot või kaassõitja? Piloot. Mis ta rääkis põnevat? Rääkis seda, et siis ta sõitis samas masinaklassis koos Nõgene Rally 3-ga ja ta ütles, et neil läks kohe esimene katse, autoga juhtus midagi, et oli ka äkki veovill ja sealt tuli suur kaotus ja vist esimese päeva pais superralliga, nii et ehk siis teisel päeval tulid tagasi superralliga, et sealt see, ma ei tea, pool tundi kaotust või kui palju ta lõpuks sai, et kui nõge see taga on, et rääkis sellest, rääkis, mis edasised plaanid on. Soetati palju ralliautosi heade sponsorite abil ja sõidab see aasta ERC hooaja Rally 3-ga. Palju ralliautosid, tal on mitu siis või? Ma sain aietavalt aru, et 4 ralliautot osteti toetajate abiga, et projekt on suurelt ette võetud. Rally 2 Fiestasi ja Rally 3 Fiestasi, et ERC sõidab ära ja siis hooaja peale kokku 3 WRC-etappi ka, nii et tuleb äkki Türgis ka uus sõitja kunagi varsti aastate pärast. Why not? Kas me vaatame kiirelt ka, mis Gregor Jeets täna tegi? Jaa, absoluutselt. Annaks tänase päeva lõikes, sest eile ta kaotas 5 minutit katuselt rataste peale tagasi saamiseks. Rally 2 arvestus ja tänane päev Gregor Jeets 9. Ja kogu ralli peale siis 7. Rally 2 autodest? Jaa, WRC2 ma vaatan tegelikult, WRC2, no, jah, mitte RC2. Ei tea, ma arvan, et selles mõttes täitsa okei tulemus. Me oleme sellest rääkinud siin nüüd juba päris palju, et mis siin kõik toimus, et eks tal oli seiklusi palju, aga ta ikkagi näitas, ma arvan, mõned head katsajad ära, et ta näitas, et nagu potentsiaali on, kui katse on hea ja sobib ja ega tänagi 19. kiiruskatse sõitis 5. aja välja, buss juures, ma arvan, et see on ta parim katse, mis ta selle ralli sõitud on, 19. kiiruskatse. 5. aeg kaotus 6,6 Mikko Heikilale ja 6,2 Oliver Solbergile ja see ei ole lühike katse, see on 19 kilomeetrine katse, mis tähendab, et 0,3 sekundit võitjale. See on tempo, ma arvan, Virvese ja Linnamäe võrdväärne tempo tegelikult potentsiaalselt. Väga lahe. Teeme siis reklaami. Millal meil Raul Jeets käis? Ta käis meil reedel või? Reedel. Ei käinud, laupäeval. Laupäeva hommikul või lõunal. Jaa. Nii palju saated teinud, et siuke olümpiatunne natukene. 4 päeva tundub nagu 2 nädalat. Jaa, on küll. Kuigi me oleme siin Lätis viibinud 4 ööd või? Kolmapäeva õhtul tulime. Ja ega nad ütlesid, Raul ütles ka siis, kui me korra räägime üle, et täpset plaani vist ei ole veel paigas, kus sõita, et vist 2 rallit on praegu ära kinnitatud, vaatavad jooksvad, kuidas mis läheb ja eks midagi paika pole andnud, et kindlasti sõidavad ja teevad järgmiseks aastaks tööd. Ja Nõgene täna pole veel lõpetanud, on? Liider, võitja. Kellega me võrdleme, jah? Türklane pole jõudnud veel, aga türklane... Kas Nõgene läheb poodiumile ka või? Ma ei oska öelda. Väga veider oleks, eks? Jah. Aga karikas, ta on auga välja teinud. Tegelikult... Peaks minema ikka? Peaks minema, aga kuskil on ka mingi klausel mingitel rallidel sees või mingites sarjades, et kui alla 3 sõite lõpetab, siis põhimõtteliselt auhindu välja ei anta, aga ma arvan, et siin ei ole see. Jääb kõrvale või? Seal on peal Läti ralli 3 võitja, RC3 võitja. Jah, selles mõttes tõenäoliselt ma räägin, antakse välja, aga tegelikult on ka mingitel rallidel ja sarjadel selline klausel sees, et ei anta välja. Muuseumisse klaasi taha ja see on karikas, mida ei antuki välja. Jah, tõenäoliselt siin antakse ikkagi ta kätte ära, aga üksinda oled seal, jah. Aga vaadates seda asja pealtvaataja pilguga, tegelikult on ju kõik super tipp-top. Meil on olemas müügipunktid igal sammul, sa võid osta endale suveniiri, nokatsi, pusa, mida iganes kaasa, süüa kõhu täis, võtta väike saldejumps ja minna katset vaatama 2 meetrit eemal. Ja selles mõttes siin on ikkagi nagu arvestatud seda, et rahvast tuleb väga palju söögiputkasid, et kuskil nagu sellist ulmejärtsi pole, et kui tahtsid, siis ikkagi kohe said süüa. Ma ei tea, vetsu tahad minna, kohe saad, et sa ei pea ootama kuskil 10-15 mintsa, et ma ei tea, ma kõndisin auto juurde ka praegu, et Jaan enne higistas ja ähkis ja puhkis, et nii pikk tee oli, ma ei tea, mõni minut ma olin auto juures. See parklad, kõik lahendussüsteem on, ma olen väga rahul selles mõttes, et eks seal on kogemus olemas aastaid ERC sarja teinud, et eks see lihtsalt natuke suuremas mahus, aga nad said küll, ma ütleks, ülimalt hästi hakkama sellega, et nii palju, kui me oleme liikunud, pealtvaatamisalad, kõik head, loogilised ja nii palju, kui me ka kuulnud oleme Eesti safety sõitja käest, oli vist safety't sõitis,
Gabrieli käest, et probleeme väga palju pole olnud, et meil on üksikud juhtumid ainult. Inimesed on olnud üllatunud, kui tuleb välja keegi eestlane. Eestlane. Ja kus juures? Ja see töötab. Ma ei tea, kas see on saladus või kas Gabriel lubab seda öelda, aga vahet ei ole, ma ütlen välja, et mõningad probleemsed olidki ikkagi eestlased. No jaa, aga võib-olla teadmatusest. Jaa, võib-olla, aga tegelikult kusjuures, mis on siin palju välja tulnud, et see on keelebarjäär. Lätlased ei räägi väga palju inglise keelt. Et ma arvan, mul on olnud umbes 4-5 korda, kus ma pole saanud nii-öelda kätega pidanud suhtlema. Ja vaata, kui inimesed ei suuda ennast selgeks teha, siis hakkab karjuma. Ja politsei meil täna hommikul siin ju lihtsalt karjus ja röökis mul siin Marshall üks ka, kes tüdruk ütles, et no, sa ei saa minna. Ma pean minema, mul on meediakeskus seal. Ja siis tuli mees selgitas, et no, et sa ei saa praegult minna, siis kohe tuleb auto. Et siin on, ütleme, võib-olla see kommunikatsioon, et rahvusvahelist seltskonda tuleb palju, et võib-olla seda keele ja kõnelejad peaks rohkem olema. See ka, et ikkagi mõned kohalikud ikkagi olid päris loomad ka, et kohtasime siin nädalavahetuse jooksul kohe. Sa mõtled Pikerneki? No räägin Pikerneki juttu ka ära ikkagi. Roland tuli, oksad laiali. Gunnar saatis mulle pildi, et seal sama tribüüni ja aia vahel on ju. Et tule ka sinna, ma jõudsin hiljem. Lähen sinna ja siis ühed härjad hakkasid seal, arvasid, et Pikerneki rada kuulub neile vist. No sind ikka tõugati 2 korda. Et mind ikka 2 korda tõugati kõvasti. Naine sõimas veel järgi. Mees tõukas, naine pani veel selle karvased järgi. Et pigem panebki imestama, et ikkagi mõned inimesed on pärit loomad. Aga seal oli tegelikult meeter vahet. Seal oli, ma arvan, sinna oleks mahtunud veel 4-5 inimest, ei olnud häda midagi. Aga ja sama teine lugu kuskil ju juhtus Eigol ka, mingi peaaegu päris ütlemiseks läks, kui mitte rüseluseks. See oli Liepa ja ööelu oli see. Ööelu oli see või? No mis ööelu, meie töö lõpebki öösel. Siis lähed sööma veel. Lähmegi sööma, kohtume linnarahvaga, valijatega, lugejatega. Et ütleme sellist ebameeldivat kogemust selles mõttes nagu inimeste mõttes ka ikkagi sai nagu ikkagi ära kohatud. Eigo laitsid kiired jalad. Ma üritasin lihtsalt läbi rääkida ja siis eemalduda ja öelda neile, et olgu, et võib-olla see siis kuulubki teile, äkki ma ei tea. Äkki kuulub ja äkki omanik. Ja meid ootab nüüd 800-meetrine jalgsimatk koos kokku nende massidega, kes siit minema hakkab Parkla poole. Siis ootab meid Parklast välja saamine. Nii sind kui meid Karliga. Ja siis ootab meid autorong mööda Pärnu maanteed Tallinnasse, mis on 7-8 tundi. 7 tundi enam-vähem. Tanklad on kindlasti eestlasi täis. Siuke lahe trip, ma arvan. Absoluutselt. Aga kes kuulab, sõitke ettevaatlikult, ärme hakka sõeluma, palun, kõik tahame koju jõuda, aga jõuame pigem hiljem, kui üldse mitte. Võtame veel lõpetuseks ikkagi teised mehed ka korra top 10 läbi, keda me kordagi maininud pole. 10. siis Munster, täiesti ebaõnnestunud ralli, täiesti ebaõnnestunud ralli, et Poolas oli ta ikkagi rahul, sest ta oli võitluses sees. Ta ütles, et Poola 7. koht oli parem, kui ta parim karjääri tulemus 5. Lappi 9, no täiesti ebaõnnestunud ralli ja Power Stage'il veel andis autoga saba, et jõud kadus ära ja töristas lõpuni. No Neville'ist rääkisime, Seskist rääkisime, Katsuta. Ütleme Katsuta puhul pärast Poolat, ütleme lihtsalt, et okei, vähemalt midagi oli ikkagi, kuni roolivõime probleemini, siis ta ikkagi kuskil oli, on ju. Et me ei saa öelda, et see nagu täiesti ebaõnnestunud oleks, et ta ikkagi oli... Katsuta ropendas peale punktikatset? Ta oli, seekord oli kuidagi vist esimest korda, kas ta üldse, ma arvasin, et ta ei teagi neid sõnu. Jah, see oli see F-tähega sõna. Et ta oli pettunud. Ta saab aru, et see, mis praegu toimub, see ei ole see, mille talt oodatakse ja kindlasti on ka ta enda eesmärgid kõrgemad, aga lihtsalt ta ei tule välja. Ja Evans 5 ja Formeau 4, nii et... Ta saab aru, et tulemas on teised jaapanlased tagant peale. Võib-olla nüüd ongi see, et veits väike selline pinge tekib peale juba, aina. Et see on aja küsimus, kui keegi võib ta kohe ära hõivata. Kahju, tegelikult on tore poiss. Aga Formeau 4. Formeau puhult ma ütleksin tegelikult suhteliselt selline sümpaatne ralli isegi, et oli teada, et siin 3 meest on väga kiired ja tegelikult arvata võiski, et Formeau on nende järgi kuskil 3-4 mehe järgi, et lõpetada 4. normaalsed punktid, ma arvan, et see on okei, et ma arvan, tuleb veel rallisi, kus ta on tugevam. Ja ongi vist kõik või? Ma arvan küll. Ilm on ilus ja hakkame kodupoole. Kuulake saateid järgi. Autosõit on pikk. 7 tundi, 8 tundi jõuate kõik vist ära kuulata või? Ma arvan, muidugi jõuab. 6 käik Delfi tasku. 4 saadet oleme teinud. Spotify'st leiab ka. 4-5 tundi saateid saab vabalt kuulata ära.
Me tegime ju ilma laivita ka otse. Need on kõik siin Spotify's igal pool. Saate kogu tee Eestisse ära kuulata. Jah. No aga selge, kahju on võib-olla isegi natuke lõpetada, aga samas rõõmus ka. Jaa, absoluutselt, aga juba ju paari nädala pärast algab Soome ralli, 1. kuni 4. august. Meie oleme Eigoga olümpial, nii et vaata ise, kuidas hakkame saada. Ma teen siis, ma siis teen midagi, ma räägin teile. Meil on väike plaan välja mõeldud, tutvustame teile ühte uut nägu ralli saate juhina. Ei hakkagi ette ütlema, võib-olla keegi tunneb ära. Neljapäev siis, ralli neljapäeval siis kuuleb. Ralli neljapäeval 1. august, meie tol hetkel 2. ja 3. augustil vaatame, kuidas 10 võistlejad võidab medaleid. Absoluutselt, vägev. Ja Peep Pahv ja Margus Pahv on Soomes koha peal. Aitäh kuulamast, aitäh meie tehnikutele seal mustas telgis. Aitäh Eigole ralliblogi üleval hoidmise eest, aitäh Jaanile värvikate kommentaaride eest ja intervjuu Seski isaga täna hommikul samuti väga siuke natuke pisarakiskuja isegi, aga väga tore. Ja keda me veel täname? Meil oli kroonikareporter Victoria ka tegemas sisu 2 päeval. Meil oli fotograafid Karli Saul, Margus Pahv. Päris korralik sats oli kohal. 7 inimest. et mõnel teisel ei olnud ühtegi inimest väljas, nii et ma arvan, Delfi on auga igal juhul Lätis kohal. Ja kogu Läti Delfile, kellega me hakkasime planeerima neid ühistuudioid siin juba veebruarikuus, käisime Urmo Soonvaldiga Riias rääkimas, mida me kõike tahame teha. Me kõik selle lõpuks tehtud saime ja ma arvan, et ühe vägeva stuudio siia püsti panime. Ma arvan, lähme vaatame, mis juubeldamine siin käib. Martin Sess on tulnud rahvasekka. Ma ei tea, kas te kuulete, aga Martins tuli Läti fännide keskele, nii et nüüd läks kõva juubeldamine. Kohe teeb seda crowdsurfi ka. Jah, absoluutselt. Aitäh kuulamast, vaatamast ja nägemiin. Järgmise korrani. Kuues käik.